32. Keskkoolis koolisööklas valikus taimetoit ja 32. keskkool on minu kool. Ma olen praegu siin, ma lõpetasin siin keskkooli. See on kõige ägedam direktor üldse, Maarja. Ja me lähme räägime temaga natuke juttu ja vaatame siin kooli peal ringi. Hei Maarja! Tere! Maarja on siis 32. keskkooli direktor, kõige ägedam direktor, keda ma tean, ma võin vabalt öelda. Et räägi, kuidas oli 32. keskkoolis korraldada seda taimetoitu õpilastele? Väga lihtne. Kui ma alguses mõtlesin ka, et kuidas, kui lapsed selle mõttega tulid. Aga tegelikult kõik läks väga sujuvalt ja väga lihtsalt. Kuidas sa leidsid selle toitlustaja? Et teil juba ennem oli toitlustaja, eks ju? Me pöördusime selle sama toitlustaja poole, kes nagunii teeb, meil on kooli toitlustus OÜ. Tiit Rehepapp, juhatajale, minu roll oli natukene alguses ja natukene lõpus. Et ma korraldasin selle esialgse kohtumise siin, kutsusin toitlustaja kohale, lapsed olid siin, tutvustasid oma ideed. Ja kui ma alguses mõtlesin, et ei tea seda toitlustaja reaktsiooni, siis tegelikult tema reaktsioon oli see, et ühiskond selles suunas liigub ja nemad ongi mõelnud, millal see jõuab kooli ja millal see teema jõuab nendeni. Ühesõnaga, teeme ära. Nii, ja nüüd on see juba olnud siin 2 nädalat. Täna on... 1. märtsist on toit olnud lastel saab. Mis te siin söönud olete? Ma vaatasin selle nädala menüüd. Täna me sattusime eriti hea aja peale, sest täna on oakotletid porgandiga. Et tundus väga maitsev. Aga mis te siin söönud olete? Minul on pakutud ühte läätsesuppi maitsta ja kokad ise on väga vaimustatud. Et kui neil on valmis, siis nad üritavad ikka meile ka maitsta anda ja kokad ise on öelnud, et nemad on selle menüüga juba nii harjunud või nad on ise sellest vaimustatud, et nad vist hakkavad ise selle peale üle minema. Kuidas ülejäänud õpetajate kogukond ja võib-olla ka laiemalt, vaata sa suhtled juba rohkem ka, kas haridusametist on midagi tulnud või ei? Sest valdavalt ju arvatakse, et kui sa liha ei söö, et siis... Meil mõned õpetajad ka, kui see teema tõusis, leidsid, et see võib-olla koolis ei peaks olema, aga meie ütlesime, et me pakume ikka võimaluse. Et see võimalus on see, kas laps seda sööb, on vanem otsus. Ja kui vanem selle toituraha maksab, siis järelikult on ta aktsepteerinud seda, et tema laps sööb taimetoitu ja see on vanem otsus ja sellest ei tõusnud meil. Ei ole praegu tõusnud kõrgemalt kuskilt mingit teemat, poleemikat. Mis see toiduportsjoni hind siin üldse on praegu tänapäeval? 1,60. Ta on natukene kallim kui see tavatoit. 1,34 on see tavatoidupäev, 1,60 on taimetoit. Issand, 1,60, ma vaatasin, mis teil seal on, mingid salaatid, tatrat, quinoad, 1,60, I wish, ma tahaks ka siukse raha eest lõunat süüa, taimetoitu, sest tegelikult ka need valikud olid seal ikka lämm. Ja et selle menüü pani kokku toitlustaja ise. Et siin ongi see, et kui ma olin alguses selle kohtumise juures ja pärast ma panin lihtsalt info kodulehele, et kuidas tuleb tasuda, mis see summad ja selgitasin seda seal kodulehel lahti, et selle panin kokku. Vahepeal on tegelikult lapsed suhelnud. Ise toitlustajaga, nendega saab küsida, kui palju siis menüü osas. Ma tean, neile saadeti näidis menüü tutvumiseks toitlustaja poolt ja nad on ise küsitlusi teinud laste hulgas, et kes soovivad, kui palju see arv on, et seda tööd on tegelikult kõik need lapsed. Ma andsin neile võimaluse, kui te toimetate, siis see võimalus teisi majas on. See ongi sinu kõige ägedam, et sa lood selliseid võimalusi, et kui vaadata ka muusika puhul üldse kõik see muu, et Mustamäe Berkeley teiega. Anumaa ja Liisbeth on gümnaasiumi õpilased, kes on siin 32. keskkoolis selle taimetoidu mõtte ja teostuse taga. Me oleme siin sööklas ja kas te teate ka, mis täna söögiks on? Porgandikotleid nagu näha ja see seis ja salat. Te olete ise taimetoitlused? No mina päris ei ole, aga ma üritan teha süstemaatiliselt, et ma söön liha siis, kui on pidupäev nii-öelda. Igapäevaselt ei söö. Mina olen täitsa vegan. Täitsa vegan? Aga sina oled see, kes tõi kogu selle asja selle mõtte siia, et on vägev. Kuidas see mõte vastu võeti või palju praegu sa tead, et on need huvilisi, kes tahavad taimetoitu süüa? 40 on vist praegu siis registreeritud. Et alguses ikka oli natuke vähem ja meil oli see, et pidi rohkem maksma ka selle toidu eest, ehk siis
sellepärast nagu see huvi oli natuke väiksem, väga aga väike vahe oli, 1,60 ja 1,30 umbes, eks jaa, et see on nagu, see oli hästi väike vahe, aga miskipärast see tekitas ikkagi nagu nii-öelda kahtlusi inimestes. Aga ilmselt on nüüd see, et see taimetoit on hästi paljudel muljet avaldanud paljude jaoks, et siis nüüd see huvi on kasvanud ka selle pärast. hästi paljud arvasid, et kas on ikka väärt või võib-olla ei ole väärt ja noh, mina ise mõtlesin ka, et see pidi olema taimetoit on ju, et kas ma ikka maksan rohkem, kui ma äkki ei saagi süüa, sest et noh, ma nagu söösin asju, mida siin võib olla. Aga praegu siiamaani näiteks on olnud kõik nagu vegan ja okei, vahepeal kastet ei saa panna, aga siis saad mulle midagi muud asemele anda, et ma olen nagu iga kord saanud hakkama. koolisööklus. Mina sõin siin ka umbes 10 aastat tagasi. Piim annab hoogu, siuke silt on seal selja taga. Aga me saime nüüd siis tänase taimetoidu kätte, siin oli valikus riis ja kartulipüree. Kartulipüree sees oli ka piima, nii et me võtsime riisi. Ja siis siin on peedisalat ja kapsasalat. Ja kuna kaste oli jogurtiga, siis ma võtsin ketšupit, mida ma võin panna kõikele. Aga nüüd ma maitsen seda porgandikotletti, see on porgandi oakotlett. Vaatame, kuidas see on. Pealt jõue, mitte ära kõrbend. Porgandi maitsega mitte liiga palju. Mingid suvikõrvitsad on siin sees. Sibula maitse tuleb. Oa maitset väga nagu ei ole. Siuke mõnus tekstuur on, et ma tunnen siin sees just neid sibula ja porgandi tükke. Tea, kas on kodus võiks ka siukseid kotletti teha. Ühesõnaga, taimetoit on nagu täiega 5+, hullult äge, et siin kooliõpilaste siukest asja võimaldatakse. Täiega äge.